Jah, ega sellist vanus on juba sealmaal, et ega mujales uutesse klubidesse enam ei lähe, et eks nüüd ma mängin Paides nii kaua, kuni jaksan, jah. Karjääri lõpetama ja nii kaua, kui ma jaksan, ei tähenda ju tegelikult seda, et sa ei annaks endast iga päev nii trennis kui väljakul 100%. Sa ikkagi tuled sellele meeskonnale oma kogemuste pagasiga ju appi. Ja loomulikult, et see ei tähenda, et ma nüüd hakkan kohe karjääri lõpetama, et see võib olla paari aasta pärast või kui jõudu on siis ka rohkem, et aitan nii palju jah, meeskonda, kui ma saan ja suudan ja kindlasti annan endast maksimumi, jah. Milline see Paide linnameeskond siis on? Kuivõrd hästi ta Premium liigas hakkama on saanud, kuivõrd hästi ta Premium liigas hakkama võiks saada? Sina oled ikkagi natukene väljaspoolt tuli ja valdavalt Paide linnameeskonna vastu mänginud mees. No siiamaani on näidanud jah, et Paide on seal hooaja lõppudes olnud ikka seal tabeli keskel, et stabiilselt seal olnud ja nüüd võiks nagu sammu edasi teha, et sinna tabeli ülemisse poolde jõuda, et potentsiaali kindlasti on, et on noored ja vihased mängijad, et kindlasti ma arvan, kui mitte see aasta, siis järgmine aasta kindlasti juba ikka püüda sinna tipu poole, jah. Sa oled Järvamaa taustaga mees, kes mängib Järvamaa võistkonnas. Vähemalt nime poole pealt on see Järvamaa võistkond. Et kuivõrd oluline see, et kohalikul kogukonnal on reaalselt see Järvamaalt pärit mängija või mängijad, kellele kodumängudel staadionil tulles kaasa elada? On see üldse oluline? Kindlasti on oluline jah, et võib-olla selline, kui on nagu Järvamaa enda mängijad, et tekiks nagu veel tugevam side, aga praegu on ka, et selles mõttes Järvamaal pealtvaatajaid käib ja nüüd on see duubelmeeskond ongi ainult Järvamaa noored poisid, et ma arvan, et see ei saa probleemiks sellele, et kaasaelamist vähem oleks.